Asva Viikingikülast umbes kilomeetri jagu mere poole asub väike küngas, mis oli muistsete saarlaste jaoks oluline juba aegade algusest peale. Selle põneva paiga avastas ligi 100 aastat tagasi kohalik poiss, Reisi Oskar, ja tema juhtimisel hakkas mägi taas rääkima. Kolm 3000 aastat tagasi loksus Asva Linnamäe kallastel hoopis meri. Saaremaa pind oli palju madalamal kui tänapäeval ja Linnamägi ulatus parasjagu nii palju veest välja, et tekitas väikese maakitsuse, mis jäi suure Saaremaa ja mere vahele. See oli hea koht. Meri andis võimalusi kalastamiseks ja randumiseks ja vesi kaitses vaenlaste eest. Tänapäeval juhib Asva uurijate gruppi arheoloogiadoktor Uwe Sperling. Asva on nii huvitav ja ainulaadne koht, eriti pronksiaja uurijatele. Ja, siin on kõigepealt pronksiaeg esindatud. Meil on siin paksud kultuurkihid ja hämmastav on, et on leida nii palju. Ja Asva on Eesti kõige rikkam koht ja ma ütleks isegi Baltimaade pronksiaja asulate esireas, sest meil on nii paksud kultuurkihid, kõik nii hästi säilinud ja see leidude erinevus on ka nii suur. Ja sealhulgas loomulikult keraamika, loomaluid, koduloomad ja nii edasi. Ja mis on nüüd uus, et meil on siin ka Asvas haruldane peenkeraamika esindatud. Ja tekib kohe küsimus, kus see nüüd tulnud, ja miks ta mujal ei esine. Ja samas, ja mis meil on ka välja toodud, me leidsime ka selle kõige viimase pronksi sulatuskoha. Ja see on ka hämmastav, miks on Asvas nii intensiivselt selle pronksi palamisega tegelenud. Ja jälle tekib küsimus, kus need inimesed on tulnud ja kes nad olid, need asvalased. Uurides pronksi ajastu leide laiemalt, saame umbes aimu, mis inimesed tol ajal Asval või üldse kogu Saaremaal elasid ja kus kohast nad võisid Asvale jõuda. Asva elanike materiaalne kultuur viitab suures osas Ida-Euroopa metsavöötme suunas. Sinna kuni Volga keskjooksu aladeni välja. Ja tõenäoliselt on vähemalt osa nendest olnud sealtpoolt või vähemalt on nad siis kultuuriliselt väga tihedalt olnud seotud sealsete inimestega. Samas muidugi kindlustatud asulates on ka teistsugust materjali. On sellist väga huvitavat peenkeraamikat, mida ei esine mitte kusagil mujal Baltikumis, lõuna pool, Lätis, Leedus, küll aga Eesti kindlustatud asulates ja ka Soomes. Ja see peenkeraamika osutab sellele, et on olnud tihedad kontaktid nende asulate elanikel ka siis Skandinaavia ja Kesk-Euroopa suunas. Ja mis ka Asva tüüpiline on, aga mujal väga ebaperane on see peenkeraamika, mis nad kaasa tõid. Ilusad sööginõud tõstenuppudega. Ja sellist stiilelemente leidub ainult Lõuna-Skandinaavias ja Poolas. Nii et inimesed on ilmselt kaugelt toonud või seda ideed kaasa toonud. Ja seepärast ongi Asva nii ainulaadne. Siin on mitu ideed ja oskused kokku saanud. Ja. Paistab, et Asva rahvas oli tõesti suured käsitöömeistrid ja ehk ka laialt tuntud, sest siit leitud potikillud annavad aimu arenenud peenkeraamikast. Keraamikas kasutatav savi oli Asval peeneteralisem kui mujal pronksiaja leidudes ja nõud olid kaunistatud just Asvale omasel viisil. Keraamikakildudele lisaks on Asvalt leitud ka suures koguses savist valuvormide tükke. See niidike viitab sellele, et Asval käis lisaks keraamikatööle ka kõva pronksi valamine.
Pronks oli sellel ajal oluline kaup ja pronksivalu meistrid suuresti hinnatud. Kui valuvormid omavahel kokku tagasi panna, saame aimu, milliseid esemeid siinsed meistrid valmistasid. Näiteks selline pronksist võru, mida tõenäoliselt kasutati kauplemisel raha asemel. Või mis veel huvitavam, Iru linnusest leitud odaots sobib täpselt asfalt leitud valuvormiga kokku. See annab alust mõttele, et asval võis asuda lausa pronksivalutööstus, kust valatud esemed üle maailma edasi liikusid. Ja ehk seetõttu pronksist valatud esemeid endid asfalt väga palju leitud polegi. Õigemini on leitud vaid üksikuid, nagu näiteks see kaunis Ehtenöel. Aga eks pronks oli tollel ajal heas hinnas ja seda hoiti hoolega, et midagi kuhugi kaduma ei läheks. Väljakaevamistel on avastatud mitu kohta, kus asvalased usinalt pronksivaluga askeldanud on. Kasutatud pronksivalu vormid lõhuti laiali, et valatud ese kätte saada. Vormitükid jäid sinnasamma maha, kus need vaikselt maaga ühte said ja meile nüüd asva lugu edasi räägivad. Asva on Eesti esimene arheoloogiliselt teadaolev küla ja see on üllatav, kui palju loomi juba pronksi ajal inimestega koos elas. Ma arvan, et Asva asulakoht on üks esimesi või vanimaid asulakohti Eestis, kust on leitud suuremas hulgas kariloomade luid, veis, siga, kits, lammas. Neid liike on küll ka neoliitilises materjalis, aga kuna nad on nii üksikud, siis selline suur hulk loomaluid asvast viitab ikkagi suuremale karjakasvatusele juba sel ajal. Nüüd uustulnukana, liigina, keda meil neoliitilises materjalis ei ole, on koduhobune. Koduhobust varesamates materjalides leidu, see on asvaleiud, Eesti vanimad koduhobuse leiud. Luuleidude põhjal saame öelda, et asva asukad sõid hobust, sellepärast, et need luuleiud on pärit enamasti noortelt hobustelt, ehk siis selliselt hobuselt, kelle liha oli kindlasti palju hõrgum kui vana tööhobuse oma. Lisaks hobuselihale koosnes asva elanike söögilaud kõigest elavast, mis mets ja meri pakkusid. Kuid teha osati ka juba leiba ja suure tõenäosusega isegi õlut. Nimelt on asfalt leitud söestunud kujul üks kõige vanemaid säilinud viljaterasid Eestis. Ja see on oder. Mis me siis asfalt leidsime? No kõige rohkem me leidsimegi odrateri. Ja odraterad on praegu ainsad, mis on ka ära dateeritud, kuigi samast kihist on leitud ka ürgnisu, kaera ja üksikud terad on ka leitud tänapäevast harilikku nisu. Nii et võib öelda, et nisu on meil kasvatatud umbes samast ajast kui otragi. Nii et suvised põllutööd olid Saaremaal käimas juba pronksi ajal. Peale põllutööde ja käsitöö paistab asvalaste oluliseks tegevuseks olevat hülgepüük. Siinsete leidude hulgas on mõned ahingud ja palju luust nooleotsi. Lisaks toidule andis ülles ka head pehmet nahka, mis aitas karmid Põhjamaa talved paremini üle elada. Suvel kanti kas linasest riidest või lambavillast kootud ürpi, aga ega asvalaste riietes suurt midagi alles jäänud pole, vaid mõni üksik luust nööp. Tänaseks välja kaevatud materjali järgi paistab, et Linnamägi oli asustatud mitme majapidamisega ja seda ümbritses madal kiviaed. Siin võis elada nii 30 kuni lausa 50 inimest. Küla kõrvalt läks rada väikesele poolsaarele, mis oli ideaalne paik karjakasvatuseks ja põllumaaks. Seal oli kari metsloomade eest kaitstud. Aga eks neid loomi jagus ka küla vahele, kus inimesed askeldasid kauplemise
käsitöö ja kõiksugu muude argitoimetustega. Asva õitseaeg kestis umbes 200–300 aastat. Leitud põlenud palgid viitavad sellele, et siis tekkis suurem tulekahju. Võib-olla oli tegemist naabrite rüüsteretega või sai põleng alguse pronksi valamise toimetustest. Seda veel keegi täpselt ei tea. Pärast tulekahju jäid inimesed siiski Asvale veel mõneks ajaks elama, kuid hilisemate leidude põhjal paistab, et pronksivalu oli selleks korraks hääbunud. Ja veel teadmata põhjusel hääbus varsti ka kogu küla. Asvaga on kõik lõppenud ja ongi küsimus, mis juhtud ja kuhu need inimesed kadusid. Seda pole teada, see ongi see meie uurimisseis, et me näeme, et aga need muudatused on palju suurem ja laiem ja need ilmselt olid siin mingid sotsiaalsed ja majanduslikud ümberkorraldamised. Me näeme aga ka, et siin on mingid ka religioossed muudatused, tulevad uued kalmetüübid ja nii edasi. Ja ilmselt ongi selle Asvaga lõppenud ka see pronksiringlus, sest me ei näe ka enam maastikus neid pronksleide ja pole ka enam leida sellist pronksi töökohti. Ja saabki öelda, Asvaga ongi pronksi aja lõpp põhimõtteliselt. Kui Asva taas ellu ärkas, oli juba varajane viikingi aeg. Asva andis päris linnuse möödu välja. Kiviaed oli parandatud ja sellele püstitatud kõrgem palkidest aed ehk palisaad. Asvast oli saanud osa viikingi aegsest linnuste võrgustikust. Oli veidi keerulisem aeg ja meri võis tihti lisaks kaupmeestele ka rüüstajatega üllatada. Viikingi ajast on Asvalt leitud rauast nooleotsi, mis on väga sarnased salmeleidudega. Samuti irulinnusest leitud keraamikale sarnast peenkeraamikat. Viikingi aegset elukihti on siin säilinud vaid paari põlvkonna jagu ja pärast seda on vaikus. Ei ühtegi hilisemat leidu. Ilmselt taganes meri aegapidi nii palju, et maakitsus ei pakkunud enam teistmoodi kaitset kui sisemaa. Merelt ei pääsenud enam Asvale paadiga ligi. Nii jäigi Asva linnamägi vaikseks, kuid legend selle hiilgeaegadest elab tänase päevani ja peidab veel palju väärtuslikku pronksiaegse elu kohta Saaremaal.